üks Jeesuse jüngritest, Toomas, ei olnud kohal, kui Jeesus teistele ilmus ja siis ta soovis eraldi kohtumist. Ta ütles, et muidu tema ei usu, kui tema ei saa issandat näha ja ei saa lausa teda katsuda. Ja issand täitis tegelikult selle soovi ja igatsuse. Ja ma usun seda, et tegelikult on nii, et Jumalal on väga hea meel, kui meil on need isiklikud soovid ka. Lisaks nendele ühistele kogemustele ja kogemistele, mida me saame, kui me käime Jumalakojas koos, kui me oleme jumalateenistustel, aga issand kindlasti tahab tegelikult ilmuda meile siis ka, kui meie üksinda tegelikult oleme teda igatsemas. Ja täna ma teen nii, et ma kõigepealt jagan enda sellise kogemusega, olin issanda ees ja olin tõesti sellise igatsusega, et tahtsin üksinda olla, tahtsin issandaga rääkida ja sellepärast, kallid, nii see on, et need on tegelikult kõige paremad hetked. Ja sellepärast on nii, et praegu on ka hea, kui me saame koos olla. Aga igal juhul ma ütlen sedasi, et palju parem on see, kui saad üksinda issandaga olla. Sest vaata, siis on nii isiklik see lugu. Siis on ainult, võiks ütelda, sinu küsimus. Ja siis on tema tähelepanu sinule, kui oled temaga selliselt vestlemas. Ja see oli siin esmaspäeval, olime Tartus, abikaasal oli põhjus, mille pärast ta pidi seal ka käima. Ja minul oli siis selline aeg, olin Tartus, olin Selveri, seal sõbra Selveri parklas ja seal lihtsalt, kui sain omaette juba olemise kätte, siis võtsin ruttu oma kaustiku välja ja hakkasin kirjutama ja issanda ees lihtsalt küsima ja rääkima ja seda kõigepealt jagan tegelikult teile ka. Ja kõigepealt jagasin, ütlesin issandale, võtta lihtsalt on teatud sellised tööd ja mõtted ja plaanid, mis on ja kontrollin ja küsin vahest neid asju üle, küsin, et Jumal, kas on õige, et neid asju praegusel hetkel ette võtta ja teha ja saan omad vastused, et ongi aeg ka tegelda nende asjadega, sest oleme elamas ja ka sellel aastal tuleb asju korda teha ja tegelda nende asjadega, mis on väga vajalikud meie igapäevaelus, mis on meie kodudes, mis on koguduses, kõikjal tegelikult tuleb toimetada ja teha. Nii et kiitus Jumalale, et Jumal julgustab meid ka just ka nende asjade koha pealt. Ja nüüd on nii, et kui olin jätkuvalt nagu issanda ees, siis ma kogesin seda, et nagu mitte midagi muud ei taha. No ütleme, et seal samas on kauplus on kõrval ja inimesed tulevad ja lähevad sinna ja et ju võiks ka sisse minna vaatama, et mis seal siis saada on või lihtsalt oled teises linnas ja korraks nagu vaatad sinna sisse, aga mitte mingisugust tahtmist ei ole. Kõige rohkem oli tahtmine seda, issand, ma ei taha mitte midagi muud, ma tegelikult tahan praegusel hetkel olla lihtsalt sinuga. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja issand hakkaski nagu rääkima nagu sellisel moel, et näed, kui tühine tegelikult on see elu, mis on tegelikult ümber ringi. Inimesed, ütleme, ruttavad, üldiselt on niimoodi, et inimeste eludes on väga palju seda askeldust. Vene keeles on see sõna, see sujeta. Et lihtsalt üks niisugune askeldamine, tegutsemine käib ja ega sellel kõigel, ütleme, alati nagu väga suurt eesmärkigi ei olegi, need igapäeva asjad, mis on vaja teha ja oled nagu nendes asjades nagu kinni. Ja sellepärast issand ütles, et vaata, kui tegelikult on tühine on tegelikult see elu ilma tegelikult minuta. Ja ta ütles, et küll on hea, et see selline tühine askeldamine nagu ei rahulda sind, vaid et sina tegelikult oled otsimas seda mind ja sa tahad olla nagu minuga oled kontaktis. Ja sellepärast nii see on, et kui meie, ütleme siin elus, püüdleme lihtsalt sellise tühjuse järgi, mille järgi tegelikult inimesed püüdlevad, sest nad ei anna sellest aru, sellepärast et paljud tühised asjad on tegelikult inimestel eesmärkideks seatud ja põhimõtteliselt on see nii nagu kadunud poja loos. Issand tuletab siin lihtsalt seda meelde, et niikuinii tuleb tühi kätte. Ta sai kõik enda kätte, mis tal isa käest oli saada, ta läheb sellise tahtmisega, läheb võõrale maale, hakkab elama, aga põhimõtteliselt on see, lihtsalt on tegelikult see elu raiskamine. Ja sellepärast elu raiskamine tegelikult on, kui me seda koos issandaga ei ela. Ja issand tuletas nagu seda meelde, seda võimalust, mis meil tegelikult on. Ja mida võib-olla noored inimesed nagu eriti tegelikult ei taipa ja ei taju ja võib-olla ei oskagi nagu väga tahta, et meil on võimalik tegelikult noores põlves saadik elada koos issandaga. Ja siis ei ole põhimõtteliselt vajalik üldse tegelikult tühja elu elada, sellepärast et see võimalus tegelikult meil on. Ja sellepärast, kallid, täna lihtsalt tuletan seda samamoodi meelde, meil ei tasu tegelikult minna nagu teistmoodi
abiellu, vaid kohe, nii kui oskame tegelikult hakata seda koos issandaga elama. ja et me oleksime nagu valmis laskma issandal oma elu juhtida ja tema käest juhiseid küsima, neid vastu võtma, neid kuulama. ja sellepärast kiitus Jumalale. Issand ütleb, et küsige minu käest julgelt. Ja teate, paljude inimeste elud jäävad tegelikult elamata selle tõttu, et nad ei küsi issanda käest. Ja sellepärast issandal oleksid vastused, issandal oleksid lahendused. Tegelikult unistatakse ja loodetakse, et tuleb mingisugune ilus elu. No küsi issanda käest ja su ilus elu tegelikult tuleb. Jumal ei ole tegelikult meile kellegile mingisugust viletsat elu plaaninud. Ja isegi elu võib olla raske, aga ta on siis ka tegelikult ilus. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me võime lihtsalt täna üksteist julgustada selle koha pealt, et kui aga oskaks eriti just noori inimesi, kui aga oskaks neid, kes käivad pühapäevakoolis ja need lapsed, kes me kodudes siin kasvavad, et oskaks neid tegelikult juhatada issanda juurde. Sellepärast, et seda arusaamist on lihtsalt vaja. Ja no paraku see nii on, et alati noorel inimesel kohe seda nagu ei ole. Selleks on ka vaja nagu sellist ilmutust tegelikult vaja. Sest muidu, ütleme, hakkame elama nagu sellist elu, kus issand hakkab tegelikult me elus asju laiali puhuma. Sellepärast, et vaata see tühi, mis kätte tuleb, kui siin kadunud poja peale mõtlesime, tegelikult see on üks suur õnnistus tegelikult, et see tuleb, et see just juhtub. Ja mille pärast see juhtub? Sellepärast see juhtub, et issand armastab meid ja ta tahab meie elu korrigeerida, ta tahab meie elus pidurit panna. Ta tahab, et meie hakkaksime põhjuseid otsima, miks tegelikult meie eludes ei ole kordaminekut. Ja sellepärast ta tahab lihtsalt selle vale tee pealt kiiremini ära tuua. Ja sellepärast ta teisiti tegelikult seda ei saa. Siin hiljuti ühe vene preestri sõnud, et üks tsiteeris, ütles niimoodi, et küsis, et kas inimesed ei saa ilma raskusteta tulla Jumala juurde. Ta ütles, saab küll, aga põhimõtteliselt nad eriti ei tule. Et vaata, see on lihtsalt on see selline, et inimesed on ikkagi, valdavalt on ju väga paljud inimesed on ikkagi, kes Jumala juurde tulevad, üsna suur osa on tegelikult nendest, kes tulevad tegelikult elu selliste raskuste ja juba läbipõlemiste ja kaotuste ja kõige selle tegelikult kaudu. Ja aga ka kiitus Jumalale tegelikult selle eest. Vaata, kõik valed asjad tegelikult röövivad meid ja issand lubab tegelikult meid olla röövlite käes. Ja sellepärast on see niimoodi, röövitakse tervist, röövitakse rahasid, röövitakse kõike, röövitakse peresid, röövitakse üldse. Tohutu röövimine tegelikult käib, kui me oleme ilma Jumalata siin selles maailmas elamas. Ja issand lausa lubab, et need röövijad valitsevad me üle. Kohtumõistete raamatus on nii, et issand ise saatis neid kallale Iisraelile, et neid korrale kutsuda. Ja samamoodi sõna räägib prohvetite läbi, et ka igasugused röövikud, kas või mis on meie põldudes ja kohtades, on see selline lugu, et ka issand ise laseb nendel tulla lihtsalt selleks, et me võiksime kogeda sedasi, et kuivõrd me tegelikult sõltume issandast. Kai raamat, ma ei hakka täna seda üldse lahti tegema ega sealt rääkima, sest ma usun, et enamus me tunneme ja teame, see on väga tegelikult selline, sellise majandusliku mõttega raamat. Lihtsalt inimestele öeldakse, pange tähele, palju teete tööd, aga vähe saate. Kogute ja maksab tühjaks pärast ja lihtsalt seda ei ole. Ja sellepärast seal lihtsalt prohvet toob need elulised näited just sellisest igapäeva elust, ütleb, et mille pärast see nõnda on. Ja siis tuleb välja see, et vaimulikku elu ei ole, et see on tegelikult puudu ja sellepärast juhtub see, et inimesed on lihtsalt sellises olukorras. Teate, see puudutab, ma ütlen keda, see ei puuduta paganaid, sellepärast, et praegu sul võib tulla see pilt silmad ette, et vaata mõned pagana rahvad, kes üldse eriti, Kristust ei tunne, elavad väga õnnistatult. Nendega Jumal ei tegutse absoluutselt nii. Nendele kohta on öeldud sedasi, et Jumal laseb tegelikult paganatel neid rikkusi koguda, et anda nendele, kes talle meeldivad, eks. Ja sellepärast on niimoodi, me ei saa mõelda sedasi, et me võime vahest vaadata sedasi, kui sa juba kord oled Kristust kuulnud, kui sa juba kristlikust kodust oled tulnud, kui sa kord juba päästepalvet palunud oled, siis tea, sinu šansid on läinud selle koha pealt. Sa ei saa paganate viisil elada. Sa oled juba tegelikult nende Jumala seaduste ja reeglite all. Sa juba tunned ja tead, kes on kord juba seda kogenud, siis on see niimoodi, et siis lähevad need reeglid kehtima, et sa näed sedasi, et ilma ei saa. Ja sellest, kui paljud tegelikult usklike vanemate lapsed ja püüavad siin selles maailmas ilma Jumalata elada. Tead, Jumal hoiab isegi nende elusid, Jumal hoiab neid alles, aga ega seda ühte õiget elu ennem ei tule tegelikult, kui nad Jumala juurde tulevad. Ja sellepärast on nii, et meie kohta kehtib, ütleme, just see reegel, millest ma praegusel hetkel räägin. Kui sa kuulad Jumala häält, oled õnnistatud, kui ei kuula, siis sa ei ole õnnistatud.
nii et need on sellised asjad nii Vanas kui Uues Testamendis ja muutumatult need asjad jäävad nii. Abraham pidi kuulama Jumalat, kuhu ta läheb, kuidas ta elab, kus ta käib ja tema, kuidas ütelda, tema õnn ja tema lahendused ja see kõik, mida ta elus pidi kogema, olid selle tee peal, kuhu Jumal teda juhatas. Mooses õpetas, annab käsud ja asjad, kuidas Jumala rahvas peaks elama ja prohvetid õpetasid seda. Ja praegu on tegelikult oleme me selles ajas, kus kehtib nagu see on mu armas poeg, teda kuulake. Ja sellepärast, kallid issandat, tuleb kuulata. Ja teda tuleb kuulata. Lugu on nii, isiklikult olen märganud seda, mida vanemaks saad, seda rohkem tegelikult hakkad Jumala käest küsima. Ja mõtlen eelnevatel aastatele, kus ma elasin nii, et ma ei küsinud. Tegin koguduse tööd, nii et ei küsinud issanda käest. Igasugu mõtteid ja asju, tegid lihtsalt kõike, mis pähe tuli, võiks ütelda. Praegusel hetkel on nii, et väga palju küsid ja väga palju vähem pead tegema. Sellepärast issand üldse nii palju ei ootagi, kui me vahest niisuguses oma agaruses tegelikult teeme. Ja sellepärast on see niimoodi, et aga see on tegelikult väga tark tegu tegelikult on niimoodi, et hakata elama sellist elu, et küsida issanda käest. Ja sellepärast ma usun sedasi, et väga paljud, ütleme, Jumala lapsed siin selles maailmas, elavad tegelikult teiste inimeste üleskutsete peal. Sellepärast, et inimesed on väga agarad üleskutsujad. Ja Jumala rahvas on ka nagu selle koha pealt üsnagi tegelikult agar. Ja nüüd on niimoodi, mina olen rahulikult teid praegusel hetkel ka, kuuled jälle mingit üleskutset, aga ma küsin, aga issand, kas minul on selle asjaga pistmist? Ja sealt võtan selle vastuse. Ja väga paljudel kordadel ütlen, saan selle vastuse, et ei ole sinu asi. See on teiste inimeste asi. Nemad tegutsevad, nemad mõtlevad, see on nende asi ja nad võivad isegi kaasa kutsuda ja saata sulle kirju ja ütleme, korraldada ja oodata aga et sa ei pea nendes asjades olema ja sellepärast, kallid, nii see on, et lihtsalt julgustan selle koha pealt, et kallid, see on kõige parem usuelu elamise viis, kui me isiklikult hakkame issanda käest küsima. Ja sest, et issand tahab meiega otse rääkida. Ma ütlen sedasi, et jah, me oleme täna Jumala kojas ja mina olen samamoodi nagu rääkimas midagi. Aga saad sa sellest aru, millest ma räägin? Ma räägin seda, et hakka isiklikult Jumalaga suhtlema, hakka isiklikult küsima. Ma ei ütle sedasi, et sa pead minu käest küsima, et sa pead kõiki vastuseid minu käest saama. Absoluutselt või jutluste kaudu või raamatute kaudu või mingisuguste vaimulike saadete kaudu. Me otsime niimoodi igalt poolt. Jah, teate, võiks ütelda beebikristlastele, ütleme, see on päris loomulik, et need asjad niimoodi käivad. Aga ma mõtlen sedasi, et kes oled juba mõnda aega usuelus olnud, siis on aeg tegelikult hakata ise rääkima, hakata ise suhtlema, ise kuulama ja aru saama nendest asjadest, mida issand tahab ütelda. Sest et kõiki, keda juhib Jumala vaim, no need on Jumala lapsed. Kõiki, keda juhib Jumala vaim. Ja see on selline lugu, et vaata, kui sind juhivad teised inimesed, kui sa oled selline, et sa lihtsalt lähed teiste järgi, kui paljud tegelikult on niimoodi, kuidas ütelda, et kristlaste hulgas on ka niimoodi, et inimesed lihtsalt lähevad. Praegusel hetkel, näiteks, et mõned rahvad, kes peavad oma kodudest ära põgenema, ja täna kuulsin seda ühe naise ütlemist just niimoodi, et ma läksin sinna maale, ta käest küsiti, et miks sa Saksamaale läksid? Aga teised läksid, ma läksin ka sellepärast, läksin sinna. Ja siis, kui kohale jõudsin, siis vaatasin, et ega mul see koht väga ei meeldinud, kuhu ma sattusin, aga see valik oli lihtsalt, et teised läksid. Kui paljud kristlased lähevad teiste järgi, keegi kuskile läheb ja nad ka lähevad. Igaks juhuks pannakse järgi minema. Tegelikult on niimoodi, on vaja küsida, et kas on meie asi minna või mitte minna. Nüüd üks selline hoiatus ja selline mõte just otseselt ka, kui sa oskad mõista seda, siis mõista seda. Nüüd on niimoodi, et on osad inimesed Jumala riigis ja just ka Jumala sulased, kes koguvad inimesi enda juurde. Kes koguvad enda juurde, kelle eesmärk on sedasi, et lihtsalt inimesi enda juurde saada. No see on kerge tulema tegelikult, ütleme selline soov ja tahtmine, ütleme karjastel, ütleme Jumala riigi tööristel, igasugustes ettevõtmistes, et ikkagi inimesi oleks. Ja sellepärast on see nii, et tehakse seda ja inimesed koguvad inimesi enda juurde. Ja põhimõtteliselt on nüüd niimoodi, et aga kui me oleme nagu tähelepanelikud kuulajad, siis me võime aru sellest saada, kas kogutakse issanda juurde või enda juurde.
ja sellepärast ja täitsa julgelt võib tegelikult hakata nagu sellise kõrvaga kuulama. Et kui sa oled ka koguduses, et kas mina kutsun enda juurde inimesi või kutsun ma issanda juurde. Kui ma enda juurde kutsun, siis see on tühi värk tegelikult, sest mul ei ole mitte midagi tegelikult sulle anda. Sest et mina pole jumal ja sellepärast ma mõtlen, ma iialgi ei tahagi nagu sellist rolli võtta, et ma võtaksin nagu inimesed nagu enda kukile ja koormaks. Ja sellepärast on see nii, et kallid, lihtsalt ütlen selle koha pealt, et jälgi seda, et kuhu sind kutsutakse, kas kutsutakse ütleme pühalt, Kristuse nime tarvitades, sest et inimesed, ütleme need, kes ka enda juurde kutsuvad, ega nad ei ütle sedasi, et tulge minu juurde kõik, eks, kes te vaevatud ja koormatud olen. Aga nad tegelikult Kristuse nime tarvitades põhimõtteliselt kutsuvad tegelikult enda juurde. Et olge ikka meie kaudu, olge ikka selliselt seotud ja olge nagu sellisel moel. Kallid, tegelikult on see vale ja sellepärast on nii, et iga päästetud inimene, see kuulub tegelikult issandale ja sellepärast on Jeesuse verega nad ostetud ja sellepärast Peetrus hoiatab, ma võtan nüüd ühe Peetruse sõna selle mõtte juurde, kuhu ne olen jõudnud ja see on 1. Peetruse 5. peatükis ja 3. ja 4. salmis nähtavasti on see koht, mida ma loen. Ja Peetrus karjasena annab teistele karjastele väga selge juhise. 2. salm ja 3. salm sealt 5. peatükist. Hoidke teile antud Jumala karja, mitte sunni pärast, vaid vabatahtlikult, Jumala meele järgi, mitte häbiväärses kasuahnuses, vaid andunult. Mitte nagu isandat liisuosade üle, vaid olles karjale eeskujuks. Ja sellepärast ma saan täitsa aru sedasi, et Peetrus, kui ta seal 1. sajandil juba märkas sedasi, et et kogudused tekivad, inimesed käivad koos ja ta nägi sedasi, et osad karjad on nagu mingisugused liisuosad, et vägev on olnud ju mingisugune juht, et mul käivad ka järgi. Tead, ja nagu sellises mõttes, ta ütles, et ei, ärge seda tehke, et ärgu teil olgu mingisugust kasuahnust ja tehke seda Jumala meele järgi, tehke seda andunult, tehke seda eeskujuks olles. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed, Jumala sõna lihtsalt tuletab need asju meelde. Ja sellepärast nii tegelikult see peab olema ühes Jumala koguduses. Ja me ei tohi inimestele ränki koormaid kaela siduda. Teate, mõtlen sedasi, sa oled vales koguduses, kui sulle seotakse ränki koormaid kaela. Sellepärast, et vaata, issand ütleb, et tulge minu juurde, et minu ike on kerge ja ütleme, minu koorjame ike, see on hea ja kerge. Ma teen selle Mattiuse 11, võtame täpsemalt need Jeesuse sõnad, nagu Mattiuse evangeeliumis meil on öeldud, Mattiuse 11, 28. Ja see on tegelikult üks kriteerium koguduste kohta ka samamoodi. Tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate oma hingedele siis hingamise, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Ja vaata, ja see on selline lugu, kogudustes juhtub väga sageli sedasi, et koorem läheb raskeks. Sellepärast, et pastoril on palju mõtteid, mida teha, tulge tehke seda, tulge tehke teist ja ütleme, et ja küll organiseeritakse, inimesed on koormate all. See on olnud vahest ohuks inimeste peredele, ütleme, inimene tuleb armastusest, tuleb Jumala juurde ja siis koormatakse see vast päästetu, võiks ütelda üle kõikide igasuguste ülesannetega, mida koguduses teha saab ja osad inimesed siis mõnes paigas on nii, et praktiliselt iga päev on kuskil mingisuguses ülesandes ja lõpuks on see niimoodi, et mõned lood lihtsalt tulevad praegu meelde, et abikaasa ütleb, kuule, et sa abiellusid selle kogudusega juba ära, et ma lähen minema, tead. Et enam sind nagu kodus ei ole, sa oled lihtsalt ennast kuskile ära andnud. Ja sellepärast on see kallid niimoodi. Need on valed asjad, sellepärast, et see ei ole tegelikult issanda viis. Issanda viis ei ole meid mitte kedagi üle koormata. Ja sellepärast on niimoodi, et sellepärast lihtsalt ka ütlen selle koha pealt seda, et sa ise tegelikult pead ka seda samamoodi jälgima, et milline see paik on. Ja võib-olla isegi mõne inimese lugu on võib-olla selline ka, ja see ei ole mul siin otseselt seal mitte Tartus kirja pandud, et sa ise tegelikult koormad ennast. Sa arvad sedasi, et sa kõike pead tegema. Julgustan jälle selle koha pealt, et küsi tegelikult issanda käest üle, milliseid koormad sa kandma pead, sellepärast, et issand ei pane mitte kellegile raskeid koormaid. Ja nii, et koormate järgi tegelikult me saame tunda, mis kohas me oleme. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja eelkõige on, nagu sõna ütleb meile seal Timoteuse 2.5 ütleb seda, on üks vahemees Jumala inimese vahel ja see on inimene Jeesus Kristus.
ja sellepärast on kallid, meil ei ole tegelikult neid inimesi vaja. teate, me saame kokku koguduses, no ütleme, et me oleme õed ja vennad ja ütleme, et sellel on nagu teatud roll, me oleme liidetud Kristuse ihu külge ja kõik see on asi. aga kõige tähtsam on see, et meil oleks tegelikult isiklik kontakt oma issandaga. me kõik tegelikult, minu lambad kuulevad minu häält. sellepärast seal ei ole niimoodi, et noh, et mõni lammas peab teise kaudu, et kuule, mis ta ütles, tead, sa kuuled issand häält ja kui sa ei kuule, ole mures selle asja pärast. sa pead tegelikult selleni jõudma ja sa pead usaldama seda, mida sa kuulsid. sellepärast, et osa lambakarja sellel aastal ka panevad mäegides ei tea kus suunas. aga kui sa oled ise issandaga suhtlemas, siis sa võid tegelikult käia oma karjase järgi ja sa ei pea panema lihtsalt igale poole tegelikult. sellepärast, et paraku see on siin selles maailmas on nii, et osad need lambad on ise nii agarad tegelikult, et tahavad ette võtta ühte ja teist ja käia siin ja käia seal. ja sellepärast on niimoodi, et sul on vaja julgust, et teistele häältele ütelda hei. sellepärast, et ainult tegelikult kuula issanda häält. ja need teised hääled, teate, kuhu nad eelkõige rõhuvad? Nad rõhuvad südametunnistuse peale, nad rõhuvad mõistuse peale. Nad on tegelikult on väga loogilised, sellepärast, et nad näitavad sedasi, et noh, niisugused loogilised mõtted ja teha seda ja siis tuleb selline tulemus. kallid, need loogilised asjad ei ole tähtsad, need südametunnistusele rõhumised ei ole tähtsad. ja sellepärast on see niimoodi, et kallid, tähtis on, et me kuuleksime issand häält. ja teate, üks tulemus on veel, issand nagu tuletas mulle ühte asja veel meelde seal. ütles, et niimoodi, et need osad asjad, mis on sellised inimeste hetkelised vaimustused, nendest vilja ei jää. aga see, mida issand on tegemas, seal vili jääb. ja vaata, see on selline, vaata, ka seda on ju väga raske sellel hetkel, kui on mingisugune asi käima tõmmatud ja oled mingisuguses olukorras või ettevõtmises. sa ei saa ju veel seda päris aru, kas see vili jääb või ei jää ju. sellepärast, et niisugune tunne, et äkki jään millestki heast ilma, kui praegusel hetkel hakkab siin mingi hirmus vägev asi sündima ja tuleb kõvasti vilja ja ma tahan ka selle asja juures olla. Ja inimestel on need tegelikult need mõtted. ja see on Johannese 15:16, kus on öeldud nõnda, te ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja, et teie vili jääks. ja seal on siis veel see palvetõotus ka, et mida iganes palud, siis saad. ja vaata, seal saad veel selle palvetõotuse saad ka, aga garanteeritud on tegelikult on see, et see vili tegelikult jääb. sellepärast, et vaata, meie ei saa garanteerida seda, ütleme, seda vilja või selle jäämist ja sellepärast nii see on. Apostlite tegude 5. peatükis on see näide, seal on niimoodi, et ongi Kristuse koguduse koha pealt on selline arutelu, et mis sellest nüüd saab, et kuidas selle koha pealt tuleb käituda. 5. peatükk ja salmist 34 ma loen siit. ja seal on niimoodi, et siis aga tõusis suurkohtus üles üks variser, Gamaliel nimi, Moosese seaduse õpetaja, keda kogu rahvas hindas ja käskis mehed natukeseks ajaks välja viia. Siin on siis ühesõnaga apostlitega tegu, keda välja saadetakse. ning ütles suurkohtu liikmetele, Iisraeli mehed, olge ettevaatlikud nende inimestega, mida te ka tahate teha. Sest hiljaaegu tõusis Teudas, öeldes enese kellegi olevat ja tema poole kaldus arvult ligi 400 meest, ta hukati ja kõik tema pooldajad ajutati ning neist ei jäänud midagi järele. Pärast seda tõusis rahvaloenduse päevil üles galilealane Juudas, ahvatles rahva enese järele ära taganema. Temagi hukkus ja kõik pooldajad pillutati laiali. Ja nüüd ütlen ma teile, jätke need inimesed rahule ja laske neil olla. Sest kui see nõu või tegu on inimestest, siis see läheb tühja. Aga kui see on jumalast, ei suuda teie seda hävitada, sest et teist ei saaks sõdijaid jumala enese vastu. Nad võtsidki teda kuulda. Ja sellepärast kallid, vaata, see on nüüd selline lugu, et tõesti, meil peab olema julgust küsida jumala käest. Ja seal oli vähemalt suurkohtus sellel hetkel üks tark mees, kes ütles, et kuule, et rahuneme maha. Kui see on inimestest töö, siis see varsti lõpeb ära. Aga kui see on jumalast töö, siis see tegelikult ära ei lõppe, siis see jääb, siis see vili jääb, siis see jääb tegelikult püsima. Ja sellepärast on kallid. Ja vaata, kui me nüüd küsime issanda käest, siis meie ise ka ei pea nende hetkeliste vaimustuste järgi jooksma. Sellepärast, et ma usun sedasi, et meil ei ole vaja tegelikult seda, et me jookseksime mingisuguse järgi, mingisuguse sära ja asja järgi. Teate, muidugi ongi üks selline, selle jutu teises osas jõuan selle koha peale ka, et ongi üks selline moment, et vaata, jumala rahval on ka selline, et vaata, kui kuskil tuleb natukese niisugust nagu ärkamise õngu või asja, siis väga paljud panevad sinna jooksu. Kas sa siis ärganud ei ole või?
et sa pead sinna jooksma. Sest et sul on nagu, kas sul on midagi nagu puudu või mis juhtus sedasi, et noh, et ütleme, et kui nagu selline moment juhtus, see tegelikult näitab sedasi, et sul ei ole isiklikku tegelikult kontakti issandaga. Sellest, et kui sul on issandaga isiklik kontakt, siis sa lähed ainult sellisel juhul sinna, kui issand ütleb, et seal on sinu asi ka olla. Sellepärast, et põhimõtteliselt on niimoodi, et me kõik ei pea kõikide asjade juures olema. Ja nüüd on niimoodi, et meil on väga palju tegelikult oma vaimulikus elus vaja seda tarkust, et küsida issanda käest, et mida me peame tegema, kus me peame olema. Ja et me lihtsalt ringi ei jookseks, sest et lõppude lõpuks on nii meist ju tegelikult üsna vähe kasu. Sest et kui me oleme selle koha peal, kuhu issand on meid pannud, siis selles kohas me tegelikult peame meie vilja kandma. Ja issand on ise see, kes ehitab kogudust ja ta ei tee seda mitte inimeste pingutustega, vaid tema tegelikult teeb seda. Jah, meil on teatud roll, meil on ülesanded, asjad, aga no me ei saa seda nimetada, et meie seda tegime. Issand on see, kes tegelikult ehitab kogudust. Ja meie tarkust ja meiepoolseid selliseid kaunistusi ei ole tegelikult issandal vaja. Ainukene asi, mida issandal on vaja, kuulekust on vaja, sellepärast, et kui tal on mingisugune ülesanne meile, siis on see niimoodi, et siis me peame neid asju tegema. Ja olin igal juhul südamest Jumalale väga tänulik selle eest, et sain olla seal Tartus selle sõbra Selveri palklas, kus 3 tundi saab tasuta olla. Ma sain tunni aega selle jutuga nagu hakkama, kui kirja selle asja sain ja abikaasa tuli juba tagasi, panin oma kaustiku kinni ja sellepärast kallid ja oli nii mõnus tegelikult, et olin lihtsalt olnud issanda ees. Ja siis mõtlesin, et no küll on tore, et meil on issand igal pool tegelikult, kus me saame temaga hakata siis vestlema ja rääkima. Nii, ja nüüd järgneva osa ma tegelikult jagan täna siin seda Andrei Zapovalovi jutlust, mida tema pidas ülestõusmise pühal, siis seal Ameerika maal, siis seal Seattle'is oma koguduses, kus ta seal siis on. Ja tema teemaks oli selline, et kus sa elad. Ja ma olen konspekti teinud, mulle see jutlus tegelikult väga meeldis ja sellepärast on niimoodi, et kuulasin seda jutlust ja see oli väga elav minu jaoks ja Jumala vaim nagu rääkis järjest juurde ja mõtteid tuli järjest juurde ja kirjutasin neid siia ka vahele ja sellepärast lihtsalt jagan täna nüüd jätkuvalt teile sedasama. See on täpselt seesama põhimõtteliselt see lugu, mis õpetab meid tegelikult just ka issandaga isiklikult suhtlema. Nüüd on niimoodi, et ta algas väga huvitava sellise pildiga nagu selle koha pealt, nagu et kus sa elad. Vaata eesti keeles on üldse, vaata vene keeles ei olegi head sõna ja ma ei tea, paljudes keeltes ei tunne neid asju. Et eesti keeles on üks super sõna, meil on kodu, teistel on maja, nad elavad majas, aga meie elame kodus. Vaata, see on suur vahe tegelikult, eks. See võib olla korrusmaja, see võib olla eramaja, see võib olla ükstapuha mis maja, aga see on vaata su kodu. Ja vaata, see on selline ilus sõna, mis tegelikult võib olla, ütleme, et Johannese evangeeliumis seal, ütleme, Johannese 14.2, kus on räägitud Jeesuse, ma lähen teile seda eluaset valmistama ja siis 14.23 sealt samast Johannesest, et me tuleme isaga, kui me teeme eluaseme teie juurde. Võiks ütelda selle kodu. Filippi kirjas Paulus ütleb, et meie kodupaik on taevas, sealt me ootame tegelikult issandat. Ja sellepärast, vaata, eestlastel on kodu, on taevas. Kellel seda keeles lihtsalt ei ole, nad ei saa sedasi lihtsalt seda väljendada. Teistel on lihtsalt, et seal on maja või hoone ja saan sinna nagu saan minna elama, eks. Aga me saame minna, saame sinna, kus on meie kodu. Nüüd on niimoodi, et tuli kõike seda juttu kuulates, tuli meelde 1. Johannese kirjast see moment, kui inimesed tulevad Jeesuse juurde ja küsivad, et Jeesus, kus sina asud? Et kus on sinu kodu? Ja sellepärast on see nõnda, et inimesed olid lihtsalt huvitatud ja Jeesus, kuidas ta siis nendele vastab, see on Johannese 1:38-39. Aga Jeesus pöördus ümber ja nähes neid kaasa tulemast, küsis neilt, mida te otsite? Nemad ütlesid talle, rabi, see on tõlkesõpetaja, kus sa oled öömajal? Või et kus sa põhimõtteliselt asud siis, eks? Ta ütles neile, tulge ja vaadake. Nad tulid ja nägid, kus ta siis oli öömajal ja jäidki sellel päeval tema juurde. No nii, on lihtsalt räägitud. Markuse evangeeliumi 2. peatüki 1. salm ütleb sedasi, et Jeesus oli kodus ja kus ta kodu oli? Kapernaumas oli. Ja vaata, tal oli niisugune kodu, millel katus tõmmati maha.
nii et Jeesuse kodu tegelikult sellel hetkel lõhuti lihtsalt ära, kui kanti seda halvatud inimest sinna. Ta oli kodus ja vaata, ja sellepärast oli niimoodi, et tema lubas, oleks ta võõra juures olnud, seda, kuule, et ärge seda võõrast maja lõhkuge nüüd. aga see oli tema kodu ja ta lubas tegelikult sellel hetkel, et need, kes tulid talle külla, et kuule, nad võivad seal katusega pealt ära tõmmata. et kedagi kanderaamiga sealt ülevalt alla lasta. Jeesusel oli kodu, võiks ütelda, tal oli lapsepõlvekodu seal Natsaretis, aga hiljem näed, kui ta oli meheks saanud ja läks oma teenistusse, siis tema kodu oli Kapernaumas. ja sellepärast, kallid, meil on ka kodu. me täna, kui näed, lähme tagasi, meil on, igalühel on kodu. mõnel parem, mõnel lihtsam, vahet ei ole, aga peaasi, et on kodu. on voodi, saad magama minna, tead, sa saad sealt tulla, sa saad sinna minna, sul on seal külmkapp, sa saad seal süüa, ütleme, et ja sa tunned tegelikult, saad ukse kinni panna, saad olla kas omaette või lihtsalt oma pereliikmetega ja see on super tegelikult, et meil on kodu. meie ihu tegelikult vajab seda kodu. No nii et meil inimestena on väga tähtis on, et meie ihu vajab kodu ja seda eluaset just sellisel moel. Järgmine asi, mida Andrei just ütles sedasi, aga meil on hing. meie hing tegelikult otsib ka seda kodu, et kus oleksid nagu hingevajadused oleksid täidetud. ja nüüd on niimoodi, et see võib olla natukese valus, aga kuulake see ära. ei ole hea üksi olla. ja ta ütleb sedasi, et vaata need, kes on üksi, kes kes ei ole abielus just nagu, eelkõige nagu sellises mõttes, need on nagu hingeliselt kodutud. ega kui ta seda seal Seattle'is ütles ka, siis oli näha sedasi, et kas saalist käis läbi, sest et ega kõik ei ole ju abielus ja mõni on kaua aega kodutu olnud. ja teate, need hingelised kodutud, kes igatsevad abielluda, ega nendel nalja ei ole. tead, mõni on niimoodi, et on 80 ja ütleb, et kuule, Toivo, kas sa ei läheks mõne pruudiga kaupa tegema, et kauplend ikka mind appi ka, et kuule, see asi oleks vaja ikka ära lahendada. no näod lähevad naervale, et näed, aega veel küll neid asju sättida, eks. ja sellepärast, aga vaata, see hing tegelikult tahab seda kodu. see hing tahab seda kodu ja sellepärast on see niimoodi, et ka see on tegelikult Jumala poolt loodud meile, et meil oleks. ja sellepärast on niimoodi, et ja ka seda kodu tegelikult tuleb julgeda issanda käest küsida. ja ma ütlen sedasi, et inimesed teevad selle vea, nad ei küsi seda, nad lihtsalt ootavad, et äkki tuleb küsida, tuleb tahta. issand küsib, et mida sa tahad, et ma sulle teeksin. küll ta sulle siis teeb. aga me püüame vast nagu ise lahendada, aga ma usun sedasi, et kallid, kui me usaldame ka nendes asjades seda asja, ma ei hakka praegu seda abiellumise teemat eriti siin esile tõstma ja praegusel hetkel, aga lihtsalt olen selle mõtte nagu ära öelnud, et nii ta on. ja ütlen ühe lihtsama mõtte, ütlen sedasi, et no keda armastad, sellega tulebki elada. ei ole mõtet rohkem mingisugust printsi või printsessi oodata või mõelda, sellepärast et praeguse aja, ütleme need pildid võib-olla, mis on nagu pulmadest asjadest, need on niisuguseks, nii üles paisutatud. Need on, võiks ütelda, niivõrd mõttetud võivad olla need asjad. juba, et inimene nagu, püüdleb selle poole, ta leiab seda, see ei saa ja ta sellepärast jätab vahest need sammud ka nagu astumata. no nii, jätame selle hingekodu praegusel hetkel sinna paika, aga ma ütlen, et see on väga tähtis ja ka sellega tuleb tegelikult inimestel isiklikult tegelda. ja aasta 25 on selle jaoks ka väga hea tegelemiseks ja soovin õnnistust ja jõudu kõigile nendele, kes on selles protsessis, sest osad on selles protsessis ja olgu neil julgust neid sammusid teha. Nüüd on selline lugu, aga kes me oleme uuesti sündinud inimesed, siis juhtub üks järgmine lugu, et meil ei piisa tegelikult sellest, võiks ütelda, sellest kodust, mis on meie ihule, kuhu me saame minna, ja mis on meie hingele, et me saame olla abielus või ütleme, nagu seda elu elada. Kui sa oled uuesti sündinud, siis tegelikult sa vajad tegelikult väga Jumalat ja sellepärast on see niimoodi, et vaata siin ja maailma inimesel seda vaja ei ole. Vaata, sellepärast me oleme täna siin ka. Sest et vaata, meil on seda vaja. meil on tegelikult issandat vaja. Teistel seda vaja ei ole. Nendel on täpselt, on kodu, on oma pere ja nad piirduvad nagu ainult nagu nende asjadega. Aga kallid, kui me oleme tegelikult, oleme juba Jumala omaks saanud. Ja vaata, siin läheb see mõte läheb nüüd natuke see teistpidi üldse. See mõte läheb nagu teistpidi selle koha pealt. Et tegelikult on niimoodi, et issand tahab elada meis. Eks te teate, olete pühavaimu tempel. Vaata, ja nüüd see Johannese 14:23, loeme selle salmi siia ka ära, siis me saame nagu sellest mõttest tegelikult aru. Sellepärast, et vaata, tegelikult on niimoodi, et issand tahab sinu juures, sinus olla kodus. Ja Johannese 14:23, see on ääretult ilus salm ja selline võimas tõde, mis on siin öeldud. Jeesus vastas talle, kui keegi armastab mind, küll ta peab minu siis sõnu
ja sellepärast on see niimoodi, et kallid, kui sa pead issanda sõna, kui sul ei ole, ütleme, need nagu mingisugune vaev ja raskus ja et sa ei taha kõrvale hiilida jumala käskudest ja sellest, mida võib-olla sul issand isiklikult ütleb, siis sa armastad issandat. Kui sa issandat ei armasta, siis sa ta sõnu pidada ei taha. Siis sa mõtlesid, kuidas saaks sellest kõrvale hiilida ja et või teha nii, et ma nagu ei oleks justkui kuulnud. Aga kui keegi armastab mind, siis ta peab minu sõnu, eks. Ja nüüd edasi, mis seal on öeldud. Ja minu isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde. Ja sellepärast, kallid, kui sina armastad Jeesust, kui sa pead issanda sõna, siis isa armastab sind ja siis Jeesus ja isa tulevad, teevad eluaseme sinu juures. Ja pühapäevaimu tempel oled ka nagunii. Vaata, see kolmainu Jumal tegelikult põhimõtteliselt tahab olla sinu juures tegelikult kodus. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et ja vaata nüüd see uuesti sündinud inimene, nii nagu ütleme Taavet, kes oli see Vanatestamendi aegne uuesti sündinud inimene, võiks ütelda, kes elas nagu seda elu, ta ütleb, et üksnes Jumala juures oma hing vait. Ja sellepärast on see nii, et kui tähtis on see tegelikult, on see nii, et me jõuaksime tegelikult nagu sellises mõttes, nagu sellisesse olukorda, et Jumalal tegelikult oleks kodu meis. Ja sellepärast nii see on. Ja nüüd ongi selline. Ja nüüd tulevad teised variandid. See oli nüüd see, ütleme, see õige variant, mida ma praegusel hetkel rääkisin, et kui sa oled uuesti sündinud inimene, siis on nii. Aga vaata, kui sa ei ole päris nagu selleks saanud, et issand on tulnud sinusse niimoodi elama ja saanud, sa nagu mõistad seda ja oled issanda vastu võtnud, armastad teda, pead ta sõna ja see kõik on nagu sündinud ja tead, kui issand on sinus, kas ta siis sinuga ei räägi, kas sul on siis väga kaugelt küsida, et issand on väga kõrgel või kaugel, ei ta on ju sinus. Ja sellepärast on see, vaata, see on niimoodi, et lihtsalt on vaja vait jääda ja hakata suhtlema ja rääkima, see on nii. Aga kõik usklikud ei ela niimoodi, eriti võiks ütelda need ka beebikiristlased, kes tulid Jumala juurde, nemad kuulevad ju tegelikult teiste käest. Ja mõtlen, et see on täiesti loomulik, vaata, see on selline, et vanemad hoolitsevad laste eest. Ja sellepärast ongi see niimoodi, et vaata, sa ei saa jääda beebiks kogu aeg terveks eluks. Ja sellepärast on see nii. Aga vaata, kui sa oled beebi, siis sa elad teiste hoolitsuse all. Siis teised ütlevad sulle, teised söödavad sulle, teised annavad sulle käskusid. Tegelikult on see niimoodi, et vaata teismelises eas, siin jälgid laste siuksed teismelises eas olemist. Tead, nendel on hea tegelikult, kui nendele pannakse laksti käsk maha, et oled see kell kodus. Tema vajavad vastu, ei taha tulla, tead, ja kõik selline. Aga tead, kui ära tuleb, siis vaatad, et nii rahul olevat, nii rõõmsad. Tegelikult ta nagu tunneb sedasi, et ta vajas seda, et keegi tal ikka kraest kinni võttis ja pani teda paika. Ja vaata, see oleks nagu ütleme, seal Hebra kirjas on öeldud, see oleks nagu sohilaps, tead, kui sind ei kasvatata. Et sa oled nagu sellises olukorras. Ja see on üks periood. Aga sa ei saa jääda selleks, selleks väetiks lapseks, sa ei saa jääda selleks teismeliseks. Sa pead nagu saama selleks, kus sa tegelikult oled hoopis nagu sellises olukorras, kus issand hakkab ise sinus elama ja sa oled, et issand on sinu juures kodus. Aga vaata, kui sa seda veel ei ole, siis sa oled, võiks ütelda, selline vaimulik kodutu, nüüd kui hakata rääkima. Ja tead, mis need vaimulikud kodutud teevad? Need jooksevad ringi. Ühte kogudusse, teise kogudusse ja kolmandasse kohta. Kuskil midagi satsatab, lähme ruttu sinna ja lähme sinna. Need on nii, kui tuul käib. Ja sellepärast on niimoodi, et ega mina vahepeal vaatasin, kui me koguduses oli ka vähekese elavam aeg. Ega see tõi neid kohale, keda vaja polnud. Sest tulid lihtsalt need, kellele tule juures meeldis soendada ennast. Aga saad nagu sellest asjast aru, et sellel ei ole tegelikult mõtet. Sellel absoluutselt ei ole mingisugust mõtet. Ja sellepärast on, ja need on läinud ka. Sellepärast, et ega nendel ju rohkem vaja ei olnud. Sellepärast, et vaata, meie, kes me oleme, meil ei ole seda, et mingisugust erilist on vaja, et siin on midagi toimumas. Meil on kodu siin. Meil on lihtsalt hea olla, meiega on issand siin, issand räägib meiega, meil ei ole mingisuguseid probleeme. Aga vaata, nendel kodututel, vaimulikel kodututel on probleemid. Sellepärast, et vaata, nendel ei ole seda issandaga kontakti iseendast. Ja siis on nendel vaja neid teisi inimesi, siis on neid, kes nendest palvetavad, need, kes nendele profeteerivad, nendele, kes kogu aeg midagi ütlevad ja kõike seda on tegelikult vaja. Kogu aeg on nagu kuskilt väljaspoolt on vaja. Ja neid kanaleid on praegusel hetkel on palju. Ja sellepärast, ja Andrei Zapovalov ütleb samamoodi ka ütled, et ärge jääge minu külge
kinni ja inimesed, ärge jääge ka minu külge kinni, sest et mina ei ole teie lahendus, issand on teie lahendus. Te peate ise kasvama, hakkama issandaga rääkima. Kui te tahate lihtsalt, et mul on tore, et kuulete mu jutlusi ja ütleme, et ja see on, tõesti on sedasi meeldiv vaatad, et inimesed kuulavad, vaatavad ja on nagu sellises mõttes, aga see ei ole tegelikult see. Ja sellepärast ma ei saa nagu selliselt üldse nagu selliselt mõelda, sest see on täiesti vale nagu asjale lähenemine. See on võib-olla üks hetk on tegelikult on see võimalik ja õige asi. Aga hiljem on tegelikult vajalik see, et me ise kasvaksime ja oleks isiklik suhe tegelikult oma issandaga. Ja sellepärast, ja issand, vaata, kuidas käitub. Kui sa oled juba saanud selliseks, ütleme, kui sa ei ole enam laps, kui sul nagu sealt, ütleme, ülemlaulust on räägitud sedasi, et kuidas see armastus seal kasvab ja alguses ütleb, et ta on nii noor ja tal ei ole rindu veel ja pole kasvanud ja kuidas see lugu seal läheb, huvitav päris lugeda, eks. Aga jõuab nagu sinna armastuse ikka, eks. Aga teate, mis asju juhtub? Teate, lugu on nagu selles, et tekib armukadedus, meie Jumalal tekib tegelikult meie peal armukadedus. Sellepärast, kui sina armastad kedagi rohkem, mõtlen sedasi, et ja minu elus on täpselt samamoodi ka, oli aeg, kus ma lugesin väga, võiks ütelda, vaimulikke raamatuid. Ja ma ütleme, et tahtsin, ostsime, lugesime ja valdavalt on nad enamuses on praegusel hetkel seisma jäänud. Sest et ma olen issand ette ja ma kirjutan sellel hetkel selle, mida issand mulle räägib. Mul ei ole vaja seda kindla peale kuskilt teisest kellegi käest, kellegi ilmutust, sest see on teise inimese see hea hetk, kus ta oli issand ees. Jah, need on omal kohal ja sellest me ei saa seda, päriselt ei saa seda üljatada, aga saate aru, et aga kui sul see oma puudub, kui sul on ainult tegelikult on, ütleme, et need teiste kaudu jutud, kallid, need on liiga vähesed kogemused, sest et issand tahab meiega ise suhelda. Ja siis on niimoodi, kui ta näeb sedasi, et me oleme tegelikult teiste inimeste küljes, siis on see selline lugu, et tal on armukadedus. Ja sellepärast me näeme sedasi, et issand vahest lõhub ära neid pesasid. Ja sellepärast on see niimoodi, et me ei tohi tegelikult lihtsalt selliselt käituda. Ja nii, et nii need asjad on. Nii, et lihtsalt nii on vaja meil nagu neid asju nagu lahendada ja leida. Nii et isiklik on tegelikult väga, väga, väga vajalik asi. Ma vaatan, ma olen ühe märkme siia teinud ja hetkel ei tule isegi meelde, miks ma siia selle nagu kirjutasin. Aga nii, et aga kiitus Jumalale, ühe märkme tegin ja ei saagi sellest praegu aru. Võib-olla pärast tuleb meelde. Nii, et ära ole see vaimulik kodutu. Ja see, kes sa kogu aeg kuskil otsid. Ja ära lohuta ennast, vaata inimesed lohutavad sedasi, et Jumal kuskil kuulis palvet ja tead, sa oled nagu mingisuguste märkide kaudu, tead, ma mäletan, üks vend ütles, et nael läks kummina, et kurat oli vihane, tähendab, oli õigel teel. Mis jutt see asi tegelikult on? Tead, õigel teel oled siis, kui sa kuulsid Jumala käest, kus sa olema pead ja kui sa seal oled. Mitte, et sul kumm läks katki, tead. Ja et kuradi tegudest otsid sedasi, et kui sa oled õigel teel või ei ole. See ei ole absoluutselt selline asi. Sellepärast on see niimoodi, et me oleme, vahest oleme nii tagurpidi nagu asjadele nagu selliselt lähenemas. Ja sellepärast on nii, et me peame elama isikliku usuelu, õige jääb elama oma usust. Ja sellepärast need teiste tugi ja asjad on omal ajal, aga me peame sellest välja tulema. Ja sellepärast on see niimoodi, et ütleme, et olgu valus, ütlen seda ka. Paljudel inimestel on niimoodi, et kogu aeg on teiste palveid vaja. Kas siis Jumal sinu palveid ei kuule või? Mis sul on probleem issandaga või? Et sa ei julge ta käest küsida või? Et see on niisugune tunne, et miks see peab olema niimoodi, et alati, et keegi teine peab paluma. Aga tead, see ongi selline, nagu, teate, isegi väikesed lapsed on väga tegelikult kogenud sedasi vahest, kus on nagu need oma palved hakkavad kehtima. Me peame selle kogemuse kätte saama, et kuule, Jumal kuuleb sinu palvet ka. Ja sellepärast on see nii, et lihtsalt aidaku meid Jumal, et me nagu nendes asjades hakkaksime nagu neid asju nagu mõistma ja kasvaksime. Nii, et nii ta on. Ja Jumal tegelikult lubab meie elus seda ka, et meie elus tegelikult tulebki selline vaakum kätte, kus me tegelikult peame hakkama teda otsima. Ja sellepärast see täiesti loomulik on ka, et sa tuled usu juurde, sa saad kogudusest väga palju, sa saad teiste käest väga palju, aga ühel hetkel Jumal sulle lihtsalt ei anna. Ja see on täpselt niimoodi, et manna sai otsa, nagu tõotatud maal. Ise pead külvama, ise pead lõikama, pead tööle hakkama.
ja sa ei saa enam sedasi, et lihtsalt iga hommikul lähen välja ja kõik armustan, kui saan ja korjan ja halleluuja ja meil on, kõik on head. ja sellepärast Jumal muudab tegelikult neid perioode ja sellepärast on see nii, et lihtsalt täna räägin selle koha pealt, et väga tähtis on see, et me seda kasvu nagu mõistaksime ja seda, et see vaimulik kodu. Vaata, kodudega on üldse selline lugu, et kõiki neid peab ehitama, kui nüüd veel seda mõtet ütelda. Ütleme, et see, kus elame, midagi peab tegema seal kogu aeg, et hooldada. Kui on see hingekodust, mis me rääkisime, kui sa oled abielu suhtes, sa pead seda ka pidevalt hoidma, sest ära laguneb muidu seda, kui sa seda korras ei hoia. Sa pead seda suhet hoidma ja seda pead järjest hoidma, aastakümneid pead hoidma, elu lõpuni pead tegelikult hoidma. Ja sellepärast sa pead tegelema sellega. Ja vaimuliku koduga on täpselt see sama lugu. Võtta, tempel ehitati inimeste poolt, telk ehitati inimeste poolt. Juhised olid küll taevast, ütleme, eks, Moosesel ka. Aga põhimõtteliselt see Jumala elupaik, kuhu Jumal tuli elama ja kus Jumal ennast ilmutas, see oli tegelikult see, mida inimesed olid ka valmis teinud. Ja sellepärast küsimus ongi sedasi, sa ei ole tegelikult valmis teinud. Tempel tuleb puhtaks teha ja sellepärast on see niimoodi, inimesed elavad vales, pattudes, orustes, ütleme, täitsa valedes asjades ja siis mõtlevad, et et tahaksid, et Jumal sus elaksid. Ta ei taha sellises kohas elada. Tempel peab tegelikult olema puhas ja Jumal peab olema tegelikult au koha peal, et ta võiks siis sinna elama asuda. Ja sellepärast on see nii. Ja sellepärast ja üks mõte, kuidas Andrei veel ütles sedasi. Ja osad elavad niimoodi, et käivad Jumala juures nagu külas. Ja just on selline niisugune aeg-ajalt külastamine. Aga teate, kallid, kodus me oleme tegelikult iga päev. Ja vaata, kui sa oled isegi küla peal ära, sa oled mõned päevad, ma arvan, sedasi enamusel meil ei lähe nädalat, kui tegelikult koju tahad tagasi. Lihtsalt tahad tagasi. On tore korraks minna kuskile, aga kodu on parem. Ja vaata, ja sellepärast on see niimoodi, et see selline külaelu ja see selline värk ei ole tegelikult Jumala plaanides ka. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me praegu võime nagu neid asju rääkida. Üks mõte on veel selline, selle nurga alt, eks. Kallid, kodus, kui sul on ikka päris kodu, ütleme, et on selline kodune olukord, sa ei pea tõestama ennast, et seal olla. See on su kodu, sa võid seal olla. Sa lihtsalt võidki seal olla, see on su kodu, tead, täie õigusega võid olla. Sa võid vahest jätta nõud pesemata, võid magama minna, sa võid kõigiti käituda, sest see on sinu kodu. Tead, see on selline, ütleme, selline moment, et sa pead ennast täiesti vabalt tundma, tegema täpselt nii, kuidas on vaja seal. Aga kui see sul ei ole nagu selline koduolukord, vaata, ja ütleme, et lapsedki kasvavad, osad kasvavad niimoodi, et kogu aeg tõestavad, et on nii head. Aga tead, Jumala sõna näitab sedasi, et need on orvud. Poeg ja tegelikult on selline, kes tunneb ennast täiesti vabalt. Aga ütleme, et õige poeg, nagu Jeesus on eeskujuks, teeb Jumala tahtmist. Aga ta ei ole mures selle koha pealt, et tema käest seda poja seisus kuidagi nagu ära võetakse. Ja sellepärast ja kallid, see on niimoodi, et issand tahab, et me oleksime tegelikult nagu sellises hingamises ka tegelikult, et see ei oleks meile mitte mingisugune nagu pingutus. Nii et täna need 3 pilti, eks, et see mainekodu, see hingekodu, olgu õnnistatud me abielud ja et inimestel need oleksid ja sellepärast vaata, see on tegelikult see on, pered on tugevus. Pered on tugevus tegelikult siin selles maailmas. See on ennem kui kogudus. Ennem kui kogudus on tegelikult on pere. See on esimene asi, mida Jumal tegelikult õnnistab. Meid ei olekski, kui sul ei oleks isa ja ema. Kes sind sünnitaks? Sest mitte kedagi oleks, kiitus Jumalale, et olid julged inimesed, kes abielusid ja sünnitasid lapsi. Me kõik oleme niimoodi sündinud. Vahest me räägime, et sünnipäevadele kohtadele, kas lapsepõlv oli vaesem või raskem või kitsam või mis iganes oli. Aga sulle kingiti elu. See ongi, ütleme, see on su võimalus. Sa saad elada tegelikult. Sa saad leida Jumala selle elu keskel. Sa saad olla Jumala plaanides tegelikult. Ja sellepärast see on niivõrd niisugune oluline asi. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Vana testamendi ajal oli niimoodi, et ülempreester läks sinna pühamasse paika 1 kord aastas, eks. Ja mis seal tähtis asi oli? Vaata, see oli see, kus oli see lepingulaegas. Ja nende keerupite vahel tegelikult Jumal rääkis. Ja sellepärast me täna tulime siia, et issand ilmub meile. Me tuleme siia kõige pühamasse paika, eesri on kärisenud. Me võime tulla lihtsalt ja igal hetkel, sa võid ise minna sinna igal hetkel tegelikult. See on niimoodi, et ööl ja päeval, kus iganes sa saad minna tegelikult sinna kõige pühamasse paika. Meil on julgus Jeesuse vere varal tegelikult sinna sellesse paika minna. Ja sellepärast nii ta on. Nii et lihtsalt peame seda nagu meeles, et selleks aluseks on nagu see, et armastada tegelikult issandat, pidada ta sõna. Ja see asi läheb nagu tööle. Ja ega vaata terve elu alus on nagu armastus, abielu alus, armastus.
ütleme, et oma kodukoha pealt peab ka olema armastus. ja see on niimoodi, et põhimõtteliselt on niimoodi, et kui sa armastad oma kodu, no siis sa hoolitsed selle eest, eks. ja sellepärast see kõik tegelikult nagu saab alguse, saab niikuinii, saab ühest tähtsast asjast, milleks on armastus. ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed, täna võime niisuguseid lihtsaid asju nagu rääkida, nagu lihtsate selliste piltide kaudu, aga tegelikult selles on väga suur õnnistus ja on tegelikult tõde. ja sellepärast kiitus Jumalale. nii et ja nüüd on niimoodi, et ja näed, aga kui me käime valguses, kui meil on niimoodi, et ütleme, näed, et meil on endal on kõigil niisugune, et mõtleme seda ideaalselt, kõik olid kodus, kõik olid issandaga osaduses, tuleme siia kokku, no siis Paulus ütlebki, et kui te kokku tulete, siis igalühel olgu midagi. Ma vahest küsin tunnistusi, ma olen ikkagi teinud nagu selle ootuse, et seda küsitakse ette, kas tuleb kiri siia peale, et küsid tunnistust või tuleb telefoni mulle enne koosoleku sõnum, et igalühel olgu midagi. Aga see näitab tegelikult nagu sedasi, et vaata, kui sa oled olnud nagu sellises olukorras, kus sa oled issanda käest saanud, teate, see on ka teisele tegelikult on hea, kui sa oled selle issanda käest saanud. ja sellepärast, see juhtub niimoodi, et vaata, ta on niimoodi, et vaata, kui me käime koguduses, siis jutlus võib äratada niimoodi sinus ka, et sa ka mingi tunnistuse annad. Sest et sa lähed natukese, nagu lähed käima. Aga tegelikkuses on see niimoodi mõeldud, et kui me kokku tuleme, et me kõik oleksime juba käima läinud. Et mitte ei käi mingi käima tõmbamine siin, et hakkame nüüd rõõmsad olema ja hakkame nüüd issandat kiitma ja vaid, et võt see ongi tegelikult, et astusid sisse sellest väravast ja tulidki juba tegelikult, sa tulid nagu kohtingult issandaga, sa juba särad selle ootusega, et olla lihtsalt nendega koos, kellel on tegelikult nagu see sama osa ja sellepärast, kallid, nii see on. Ja aga vaata, et vaata need, kus issand ilmutab veel mõne mõtte, ütlen veel, vaatan, kell veel natukese lubab. Vaata, kui oli üks eriline hetk maailmas, kõik õelad olid hävitatud. Noa pere oli järgi jäänud. Ega seal kõik poisid head ka ei olnud. Üks poiss oli ikka natukese paha poiss ka, kelle kaudu need kehvad asjad ka veel edasi läksid. Aga üldiselt oli plats väga puhas. Õelad üldse ei ole. On üks õige Noa, on oma perega, on seal ja ta tegelikult hakkab ohvrit tooma. Ja issand tunneb seda meeldivat lõhna. Ja teate, kui issand tundis seda meeldivat lõhna, siis vaata, issand hakkab tõotusi rääkima. See on ju nii super tegelikult, vaata, mille peale tegelikult Jumal reageerib. Ja sellepärast on niimoodi, et me hakkame ülistama. Jumal peab tundma seda meeldivat lõhna. Et ta, näed, ja see on 1. Moosese 8:21 ja issand tundis meeldivat lõhna. Ja issand mõtles oma südames. Ma ei nea enam maad inimese pärast, sest inimese südame mõtlemised on kurjad, ta lapsepõlvest peale. Ma ei hävita ka enam kõike, mis elab, nõnda nagu ma olen teinud. Nii kaua, kui püsib maa, ei lõpe külv ega lõikus, külm ega kuum, suvi ega talv, päev ega öö. Vaata, mida Noa oma ohvri toomisega välja võitles. Ja me nüüd siin näeme, käib see külm ja kuum edasi tagasi meil, eks. Korraks kuum, jälle külm. Noa ütles, et Noa selle ohvri peale Jumal tõotas, et nii hakkabki olema. Ja sellepärast nii me seda näeme ja küll tuleb uuesti see soe tagasi ka. Aga see on nii võimas tegelikult, et vaata, et Jumal paneb tähele need nagu ohvrid ja siis hakkab nagu reageerima. Kui see naine, see on Johannese 12:3, koda täitus selle salvi lõhnaga. See koda täitus selle salvi lõhnaga. Teate, ma ütlen, et me vahest eriliselt tajume seda, kui me tuleme Jumala ette ja hakkame teda ülistama, et kuidas selle salvi lõhnaga see täitub, kuidas see siis on. Ja teate, siis on issand ju tegelikult on ise ka kohal. Ja sellepärast ja Sakkeus on puu otsas. Ja teate, kui ilusasti on seal öeldud sedasi, kui issand läheb sealt puuelt läbi, ta ütleb talle, et tule usinasti maha. Ja ma täna pean sinu kotta jääma. Vaata, see on niimoodi, et issand tuli ja läks tegelikult sealt edasi. Aga põhimõtteliselt on ikkagi super, kui ma seda lugesin, et vaata, siin on nii võimsalt on öeldud see 19:5. Kui Jeesus sinna paika jõudis, vaatas ta üles ja ütles temale, Sakkeus, tule kiiresti maha, sest täna pean ma jääma sinu kotta. Ja ta jäi. See mees tegi oma elus tegelikult muutused, mis siis, et issand läks edasi, võiks ütelda puht füüsiliselt, aga ta tegelikult tuli ja jäi. Ja sellepärast, kallid, näed, nii see on, et need isiklikud asjad on nii tähtsad. No ütleme, et kes mind armastab? No kas keegi saab sinu eest issandat armastada? Ütled teisele, kuule, armasta issandat minu eest. Et issand, mulle ka tuleks isa ja pojaga tuleksid külla ja et mul oleks hea. No ei saa sedasi. Ta ütleb, et kui keegi mind armastab ja peab mu sõnu,
sina saad ainult ise seda teha ja mina saan seda ainult ise teha. mitte keegi sinu eest seda teha ei saa. me ei saa oma lapse eest teha, me ei saa vanemate eest teha, mitte kellegi eest me tegelikult, me võime eespalveid teha. aga vaata seda osa, et armastada issandat ja neid momente teha, see on niivõrd tegelikult isiklik ja tähtis. Ja sellepärast on niimoodi. Muutuge meeleuuenduse teel. No kas keegi saab sinu pead muuta? Sa pead ise muutuma. Sa pead uurima, mis on Jumala tahtmine. Teatud asjad on niivõrd sellised isiklikud asjad, et seda mitte kuskile tegelikult kellegile ära lükata ei saa. Ja sellepärast isiklikult pead Jumala sõna lugema. Osadel on niimoodi, et nii palju kui koguduses võib-olla loeti, nii palju kuulsid, eks? Aga kui sa isiklikult hakkad uurima, issand on valmis tegelikult sulle hakkama neid asju näitama. Ja kui sa hakkad seda uurima, siis sa saad seda, hakkad ilmutusi ka saama. Ja sellepärast, ja issand tegelikult ta tahab sedasi, ta tahab näha. Et sa seal põleva põõsa juures oled nagu vaatamas ja imestamas ja issand on valmis tegelikult rääkima sinuga ja sellepärast nende ohvrite juures ja me näeme alati tegelikult, issand on kohe-kohe tegelikult nagu kohal. Ja sellepärast nii see on. Ja sellepärast on väga tähtis, et meie oleksime need, kes me oleksime tegelikult issandaga suhtlemas, rääkimas, küsimas tema käest. Sellepärast, et vaata, ja nii kui juba vahepeal ütlesin sedasi, et isikkogemus on see, mida kauem usus oled, seda vähem oskad, ilma issandata. Kõike pead palju rohkem küsima. Aga tead, elu on palju teistmoodi. Ja ma usun isegi niimoodi, et mitte kõik ei mõistagi sedasi, et miks ma niisugust elu elan. Aga ma elan seda elu sellepärast, et ma küsin issanda käest. Ja siis on niimoodi, et teised ei saa, miks sa ei tule, miks sa ei tee, miks sa seda ei tee. Aga ma küsin issanda käest, mida ma tegema pean. Ma ei küsi seda inimeste käest. Ja vaata, ja sellepärast on see niimoodi, aga kallid, see, ja ma olen isiklikult juba mitu korda ütelnud sedasi, et see aasta on mul eriline kuulekuse proov. Ja ma püüan selles kuulekas olla. Ja sellest ma pean järjest nagu küsima. Et ma ei saa lihtsalt lahmides, et elada elu, et siia-sinna tead, vaid et kui on mingisugune olukord, ma küsin issand. Kas on minu koht, kas olla, kas teha. Ja sellepärast, kallid, lihtsalt see ongi, vaata meie ees õigus, olla niimoodi issanda lähedal, olla su lähedal. Kiitus issandale. Amen. Tõuseme. Isa, me täname sind, et oleme täna saanud selle julgustuse, et isiklikult on vaja sinuga suhelda. Isiklikud kohtumised. Isiklikult seal salajases paigas olla. Ja issand, me täname sind, et sina ei puudu seal, vaid sageli on just see, et meie puudume seal. Vahest on see, et me lihtsalt ei viitsi nagu seda aega võtta. Paneme lihtsalt võib-olla teleka käima või mis iganes tegeleme igasuguste asjadega. Aga Jumal, me täname sind, et me täna võime praegusel hetkel lihtsalt oma eludele vaadata ja korrigeerida, et kus on meie esimene armastus. Kas issand, sina oled meie esimene armastus või oleme me selle maha jätnud? Ja me täname sind, et sa oled täna nagu meelde tuletanud neid asju. Sa teed seda sellepärast, et me paljud saaksime oma isiklikud suhted tegelikult sinuga korda, kus me kuuleme sinu käest, kus me oleme sinu tahtmises, kus me teeme seda, mida sina meile ütled ja isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Isa, ma palun praegusel hetkel õnnistust meie kodudele, et need võiksid olla korras. Isa, ma palun õnnistust abieludele ja ma palun õnnistust meie vaimulikule elule. Isa, aita, et meid keegi ei oleks kodutud. Isa, ma palun sedasi, et keegi ei oleks need hingelised kodutud ja keegi ei oleks ka see vaimulik kodutu. Isa, me täname, kiidame, ülistame sind, et me võime lihtsalt seda armu paluda. Jeesuse nimel. Amen.